Tere tulemast siis Kööjutud podcasti. Tere! Siis meil on täna siis, sa oled meil siin podcastis siis teist korda või? Jah. Super. Jaa, see oli paar aastat tagasi vist viimati. Jah. Tore, et uuesti saame vestelda siin veel teemadel. Ehk siis Reili, sina oled siis koos Margoga olete siis kõige suuremaid Shibari eestvedajaid Eestis, nagu, et teie olete siin mitu aastat Shibari stuudiot pidanud, koolitanud inimesi eest ja tagant, teinud siin esinemisi ja mänguõhtuid ja hoidnud uhkelt kõrgel seda Shibari lippu. On ju? Nojah, keegi peab tegema seda ju. Täpselt. Tere tulemast siis podcasti. Tere! Võtaks siis kohe siis teemaks tulevase Shibari Expo. Et teil on siis tulemas Shibari Expo, mis on siis siuke nagu nii-öelda põhimõtteliselt nagu Shibari festival või siis Shibari mingi üritus, kus tule Shibarit vaatama ja kogema. Et saad sellest rääkida, mis on Shibari Expo? Ja, no me tegimegi ta sellise mõttega, et see on nagu siukene kombinatsioon festivalist ja võib-olla Shibari eksponeerimisest. Et sa saadki tulla, või festival tavaliselt on selline koht, kus sa tuled ainult nagu kogema ja pead olema nagu võimalikult palju kohal, et saada sealt midagi. Siis me tegime nagu tänapäeva kiires ühiskonnas vastuvõtlikuma versiooni sellest. Ehk siis saadki tulla millal tahad, minna millal tahad, vaadata täpselt nii palju, kui sulle tundub parasjagu sobilik. Ja samas, kui sa oled nagu piisavalt julge ja uudishimulik, saad tulla ka päris omal nahal nagu kogema. See muidugi eeldab, et sa oled eelnevalt broneerinud omale aja. Päris niimoodi uksest sisse tulles kahjuks ei ole võimalik hüpata nööridesse. Ahah, okei. Aga sa vaatame tulla ka spontaanselt nagu või? Põhimõtteliselt küll, jah. Et meil on see Fienta pilet on kogu aeg avatud, kui meil just ei juhtu, et nagu liiga täis päevapiletid müüdud saavad ja vaatame, et rahvast on juba liiga palju, et siis me võime keerata lukku selle Fienta pileti müügi. Sest me ikkagi nagu muretseme, et inimesed siia ära mahuksid ka. Ja ma saan aru, et see pilet on vist suht soodne nagu enne, et see vaatama tuleb. No see on põhimõtteliselt peaaegu, et niisama, et siis 10 euro eest saad tulla ja päeva jooksul käia kas või mitu korda edasi-tagasi. Just, et saad siis käepaela nagu või? Templi. Templi? Ilusam templi. Kuhu kohta? Saad valida, kuhu tahad. Okei, super, väga hea. Nii, ja siis ühesõnaga, ja kõik on teretulnud siia, ma saan aru, et sa pole kunagi Shibarit näinud ja kuulnud, tuled siia, vaatad, kuidas siin inimesed seovad siis või? Jah, just täpselt. See ongi mõeldud just selleks, et kui sul ei ole mitte mingist ettekujutust või kui sul on natuke mingisugune ettekujutus või võib-olla ka mingid eelarvamused ja sa pole julgenud ise tulla nagu kogema või mingile üritusele maksta nagu ürituse raha, siis nüüd tule ja vaata, mis see tegelikult kujutab või kas see täpselt vastab sellele, mis sa oled ette kujutanud või keegi on rääkinud kuskil. Et siis täpselt see oma silm on kuningas. Jah. Ja mida see oma siis see kuninga silm näeb, see on siis, et ma saan, no kuna ma ise ära kõik sidud, et siis ma teen näo, nagu ma ei tea, kuidas asjad käivad, aga et ma saan aru, et see on siis mitu inimest seovad korraga nagu, et siin on nagu umbes 3-4 sidumist korraga ja 3 eri sessiooni korraga. Just täpselt, et me olemegi sellepärast pannud see 3-4 sidumist siia korraga, et oleks kindlasti mida vaadata, kindlasti need vaatamised või need vaatepildid, mida sa näed, on väga erinevad. Sest kõik inimesed on erinevad. Samuti need inimesed, kes tulevad seotavateks, on erinevad. Et siis sa kindlasti leiad sealt neid erinevaid nüansse, mida Shibari võib pakkuda. Sa saad korraga nagu parema ülevaate võib-olla versus see, kui sa näeksid kuskil ühte inimest sidumas teist inimest lihtsalt. Just. Ja ma saan aru, et need ei ole ka performance'id nagu, et ongi nagu päris sessioonid, et mis iganes seal juhtub, ongi see, mis juhtub. Ja tihti ongi võib-olla isegi ongi, et on esimest korda, et 2 inimest seovad üldse koos. Täpselt. Ja need ongi täiesti nagu ehedad. Kõik kulgeb seal ehedalt. Enamasti inimesed ei ole varem omavahel sidunud. Mõni üksik juhtum võib-olla võib juhtuda, kus
on juba tuttav inimene ka nagu broneerinud sessiooni, aga enamasti on kõik nagu selles mõttes mitte nagu tuttavad või vähemasti nad pole koos sidunud. Seega, kuidas see parasjagu kulgeb seal nende vahel, seda nagu nemad ise ka ette ei tea. Sest et see oleneb täpselt sellest päevast, inimesest, kuidas ta tunneb ennast sellel päeval, selles kohas, kuidas need ümber toimuvad sidumised teda mõjutavad. Et seal on nii palju erinevaid faktoreid, mis nagu loovad selle loo, mis nende vahel seal sellel hetkel parasjagu kujuneb. ja siis ma saan aru, et saab ise ka nööridesse tulla nagu, et olla seotud siis, et kas on veel niisuguseid kohti ka veel? Ja hetkel on veel äkki oli vist 7 vaba kohta, et väga palju ei ole, tuleb kiirustada, aga piisavalt, et saab praegu veel valida, kelle juurde nagu minna. Et kas sulle meeldib, et sind seob mees või naine, praegu on neid valikuid ilusti olemas ja samuti meil on seal kodulehel üleval siis lühikene kirjeldus sidujatest, et kes loed see kõik need läbi, kes seal parasjagu on ja kes sind kõnetab, siis soovitan selle juurde broneerida aeg. See on koieparadiis jah. sealt sogusinfo olemas. Just. Kes on need, kes seovad? No hetkel ütleme niimoodi, et jah, et natukene üle poole nendest sidujatest on siis sellised inimesed, kes ei ole nagu varem kuskil avalikult teisi võõraid inimesi sidunud. Kindlasti nad on sidunud kuskil ürituse raames, kui on nagu sattunud siis võõra inimesega kokku või siis oma tuttavaid sidunud. Ja seega me garanteerime, et neil on piisavalt kogemusi, et pakkuda sellist sidumisteenust või me ei saa praegu seda teenusest pakkuda, nimetada, ütleme siis sidumiskogemust. Ja nad on väga tublid köieparadiisi õpilased olnud juba aastaid, et neil kõigil on nagu piisavalt pagasit. Ja nad on, mis on kõige huvitavam, nad ongi hästi erinevad kõik. Ja. Väga äge. Kas on kõik köieparadiisi õpilased? Jah. Et ongi nagu köieparadiisi õpilaste siuke EXPO nii-öelda? Jah, seekord ongi ta täpselt niimoodi meil planeeritud, et see oleks köieparadiisi õpilaste EXPO, et näha just neid nii-öelda tavalisi inimesi, kes käivad meil siin üritustel ja siis õpivad seda shibaarit ja kellele meeldib shibaari. Okei, selge, väga äge. Ja. Kas on kuskil veel niisuguseid üritusi, et ma saan aru, et see on suhteliselt originaalne idee, olen ma õigesti aru saanud? Jah. No mina isiklikult ei ole kohanud ühtegi teist kohta, või teist maad, kus oleks päris selline üritus varem toimunud. Et olete need revolutsionäärid või? Ilmselt meile meeldib olla revolutsionäär. Väga vinge, jaa. Ise ka seote? Jaa, nii nagu sinagi, eks ju? Just. Ja, et mina vist seon 2 päeval, et vist seon Maria koos ja üksi samamoodi oli. Aga oota, kas see kuidas see siis ajaliselt on, et see on siis vist reedel on avapauk või? Jah. No reedel on selline avapauguna üritus, kus siis on ainult nagu performance, kus saab näha on ju siis minu Marko ja sinu ja Maria sidumist. Ja samal ajal räägime ka huvilistele, kes on kokku tulnud võib-olla laupäevast ja pühapäevast. Ja loomulikult saab küsimusi küsida, kellel mis iganes küsimusi on. Aga eelkõige just, et nagu kutsumegi inimesi vaatama sihukest performance'i moodi või siis ongi nagu päris performance'i stiilis üles ehitatud asja. Et siis on see mõnusalt ka kontrast nagu sellele laupäevale ja pühapäevale. Väga äge. Jaa. Kas sinna peab ka kirja panema reedesele? Sinna peaks ka pileti ostma, jah. Et see on ka meil Fientas ilusti müügil, et saab sealt supsti ära teha ja siis tulla. Mis vahe on performance'il ja päris sidumisel? Et mis vahe on reedesel sidumisel ja siis ütleme laupäevasel ja pühapäevasel? No, ütleme nii, et seal võib olla ka niimoodi, et ei ole mingit vahet. Aga siis on ainult see vahe ilmselt, et siduja ja seotav on varem omavahel sidunud. Et tavaliselt performance'i puhul ongi, et ma ei ole kohanud päris sellist performance'it, kus
tuleb täiesti võõras inimene, kes ei ole kunagi seotav olnud ja siis teda seotakse. Et seal on ikka see, et siduja ja seotav on omavahel nagu kas harjutanud sedasama kava, mida nad ette näitavad, või siis neil on oma dünaamika, mis on juba välja kujunenud ja kindel ja nad saavad tulla ja teha siis nii-öelda live performance'i, et neil see story areneb siis nagu siis vaatajate silme ees. Jaa, minu jaoks on performance on nagu, jah, väga hästi öeldud, ma olen nagu nõus. Aga minu jaoks on ka see, et performance natukene inimeste jaoks või publiku jaoks mingis mõttes, et ma näiteks võin oma kaaslast pool tundi vaadata nagu onju, kui me omavahel mängime, aga kui ma rahva jaoks teen, siis mul on tunne, et rahval on igav, kui ma pool tundi vaatan oma kaaslast nagu, et kui on omavaheline mäng nagu laupäeval, siis ma tõesti võingi pool tundi seda seotavat vaadata nagu onju, et kui mul tekib siuke tunne nagu, aga kui ma ikkist nagu esituse teen siin reedel, siis ma ikkagist tahan, et see oleks huvitav inimeste jaoks ja ma ikkagist teen nagu kärtsu ja mürtsu ja pauku natukene ka. Meil on jah, see üles ehitatud niimoodi, et see ruum siin saab olema selline siis ettevalmistatud nii-öelda siis erinevate kohtadega sidumispesa ja me selles samas ruumis olles nagu siis eeldame ja palume ka, et ühtegi telefoni keegi ei kasuta, pilti teha ei tohi ja noh, rääkida omavahel võib, aga siiski nagu vaikselt, et austada seda, mis toimub ja need inimesed saaksid omavahel rahulikult nagu siis sidudes seda kontakti hoida. Et kui tekib inimestel soov pikemalt arutleda nähtu üle, et siis saab minna ruumist välja, kus me teeme ka mõnusa nurga, kus saab istuda ja lobiseda pikemalt. Kas seal? Seal ukse taga, jah. Päris ukse taga. Päris ukse taha teeme sellise, siis kööginurgas saab alati nagu juua võtta ka, et see on selleks, aga noh, et just kööginurk väga palju ei mahuta inimesi, et siis ukse taha me paneme sinna ka istumiskohad, et saab seal rahulikult istuda ja chillida ja suhelda nii palju, kui tahad. Just, väga äge. Väga äge. Nii, ja siis on siin ka vist majahaldjad, kes hoiavad. Just. Et majahaldjad on, kes hoiavad ruumi, tuletavad meelde, kui sa midagi nagu oled unustanud või sul mingi kahtlus on, vastavad su küsimustele ja samamoodi vastavad mis iganes teema või noh, Shibari teemalistele küsimustele, kui sa tahad nende käest midagi teada. Mingid, kas või samamoodi näed midagi, mis tekitab sinust küsimusi, kõhklusi või just huvi, siis nendega saab minna suhtlema, nad oskavad kindlasti sulle rääkida nendel teemadel. Ja samuti, kui sul ruumi kohta tekib mis iganes küsimusi või ürituste kohta, kus saaks midagi veel põnevamat näha või kogeda, et kõikide küsimustega saab minna nende ruumihaldjate poole. Väga äge. Kes need on? Ruumihaldjateks on põhimõtteliselt tegelikult kõik need samad sidujad, kes parasjagu ei seo ja kes on siis vabad. Selge. Ja me tegelikult planeerime ka nende sidujatele panna ka sellise väikse punase köie ümber käe, et nende järgi tunned ära, et kes see on see ruumihaldjas. Et bossid on märgistatud. Bossid on märgistatud. Jaa. Nii, Reili, kuidas sul muidu läinud on siin köieparadiisis? Kuidas köieparadiisil läinud on? No ma arvan, et väga hästi. Et mulle meeldib see, et juba nagu tuntakse huvi nagu meie vastu, siis tuleb igalt poolt väljaspoolt pakkumisi ja küsimusi ja uurimisi ja igasugu erinevaid siis no mitte päris koostööpakkumisi, neid tuleb ka, aga et just inimesed pöörduvad erinevate ideedega, nagu näiteks keegi tahab oma sünnipäeva pidada ja tahab, et me teeksime workshopi neile sünnipäeva puhul, sünnipäeva raames või mingid muud sellised väiksemad sorti või suuremad sorti üritused, kus julgetakse nagu siis mingi seltskonnaga koos avastada seda maailma ja siis öeldaksegi, et tahavad nagu kogeda neid natukene teistmoodi asju. Väga äge, väga äge. Aga mis ongi nüüd, ütleme, okei, te teete klassikalisi workshop'e, kus ta hunnik inimesi kohal, aga kas ongi mingid muid eripäraseid asju, mida on palutud teha? Ma ükskord panin tähele tüdrukute õhtule, vist kutsuti teid, et saad rääkida nendest muudest asjadest veel, kõik asju, mida võib Shibariga teha.
Ja ei, no, minu arust üks kõige paremaid või ägedamaid asju meie siis selle köieparadiisi ajaloos on olnud see, kus päris esimesel aastal, kui me siin hakkasime tegutsema, siis võeti meiega ühendust Läti, Leedu, Eesti vist tantsutrupp. Ja nad tahtsid, et me 2 päevaga õpetaks neile selgeks, kuidas inimesi nagu rippu tõmmata, sest nad tahtsid seda oma esinemises kasutada. Ja siis me olime suure nagu challenge'i ees, et kuidas 2 päevaga, ma ei mäleta, 10 inimest või 12, palju neid oli, õpetada neile selgeks turvaliselt riputamine. Aga me leidsime selle alternatiivse lahenduse, mis neid rahuldas ja õpetasime neile selle ära ja nad tegid väga ägeda nagu teatrietenduse, mis kahjuks Eestis nagu ei toimunud, see canceldati ära, no keegi jäi haigeks või midagi. Koroona aeg ei olnud. Ta päris koroona aeg enam ei olnud, aga see oli see peale koroonat niimoodi, et ilmselt oligi mingisugune haiguse puhang nende seas siis, et. Aga see ei näinud lõpuks seda etendust või? Mina ei näinud seda etendust, ma nägin ainult pilte, mis oli tehtud nagu Läti etenduselt ja lugesin väikest kokkuvõtet, et väga ägedad pildid olid igal juhul. Ja. Said kaugelt vaatama, imetleda oma kätetööd. Täpselt. Ja, et mul on paar korda olnud au nagu, et ühe korra oli vist teatrietendus Libarebased või midagi taolist, et seal ma olin konsultandiks ja siis teist korda oli konsultandiks see Maarja tõmbas Tinderi etendusele, et tore näha, kui näitlejad on nagu pühendunud või selle ajale kasutavad seda oma kunstis. Jah. Aga sellest tüdrukute õhtust oli selles mõttes mul nagu väga huvitav või noh, mõnus kogemus, et see siis õhtu peategelane, tema tunnistas, et nendel oli paaritu arv, seega nagu mina sidusin teda nagu lõpus ja siis ta tunnistas, et see oli üllatuslik tema jaoks, kui rahustavalt see sidumine mõjus talle. Et ta täielikult nagu rahunes maha ja oli pärast nagu nii chill ja noh, sa mõtledki esimese asjana see shibari, et oi, see on midagi sihukest hästi aktiivset. Ja super valus ja jube, eks ju. Ma ka hästi tihti kuulen just seda, et kõik ootavad, et see oleks nagu valus ja ebameeldiv ja nad on üllatunud, kui turvaline see on. Mis te siis see oli nüüd 2 aastat möödas viimast podcast'ist, mis on vahepeal siin siis kuud jõudnud ulatumadega, mis on uut? No uut võib-olla ongi need üritused, mis me teeme, Shibari Expo, eks ju, üks väga hea näide, ja kuidas me julgeme järjest rohkem nagu suuremat asju ette võtta, kuna näeme, et inimestel on tegelikult selle vastu väga suur huvi. Samuti me oleme üritanud sama stabiilselt kogu aeg korraldada neid regulaarseid üritusi, et mitte neid ära nagu unustada, kuigi mõnikord on natukene raske ka. Et noh, eks siin oleneb kõigest, kuidas see kuu parasjagu satub olema ja inimesed võib-olla rohkem kuskil toimetavad mingite muude asjadega ringi, aga siiski nagu meil on ikkagi suhteliselt nagu hästi läinud. Ja muidugi see mulle meeldis ka väga, kui sina tulid ja tegid siin meiega koos 3 kuud üritusi. Oli minu poole rõõm nagu. Ja, et tead, siin sai teie stuudios siin 3 kuud teha teatrit ja töötubasid ja igasugust muud välja. Ja siis veel seega mu näitus, mis on viimased päevi. Ja, et tõesti, et ma olen käinud teie töötubades, need on, peaks mainima, väga nagu loomingulised või et iga kord, kui ma olen tulnud teie töötuppa, siis siin on alati midagi uut, nagu midagi sükest, mida kuskil mujal ei ole õppinud, et tihti, kui lähed kellegi töötuppa, siis õpid ikka seda klassikalist fotomoomat või tagakotet või mis iganes, mingid tengusid ja asju, siis teil on alati midagi, kuidas hullusärk teha nagu, et jah, et nii väga originaalsed on teie tööd ja siis ka need mänguõhtud on olnud väga niisugused loomingulised teil. Mul meeldib, kus teil fantaasia lendab. Aitäh. Eks võib-olla see ongi see, et kuna ta on meil ikkagi nagu hetkel ka sükene hobitegevuse piirimail toimuv tegevus, eks ju, siis see peab meile endale pakkuma selleks, et me suudaks teha seda. Ja kuna me oleme ise sellised inimesed, et me tahame kogu aeg õppida midagi uut,
siis see nagu motiveeribki meid, see ürituste korraldamine kogu aeg otsima ja õppima ise midagi uut ja siis seda pakkuda ka edasi. Et mul ei oleks nagu üldse nagu huvitav kogu aeg sedasama fotomomot teha, onju. Just. Et jah. Jaa. Mis teid ees ootab? Mida Köieparadiisi tulevik toob? No tulevik on ikka ilus ja suur. jah, eks selles mõttes, et nagu ideaalis nagu loodame ja suundume sinnapoole, et meil ruum oleks kogu aeg täis rahvast. Siin veel mahub. Aga mida me nagu kindlasti teeme, et me üritame ka nagu siis ruumist väljaspool kohal olla rohkem erinevatel üritustel, et noh, nüüd suvel oleme uuesti ka ühendusfestivalil näiteks. Seekord lausa 2 workshopiga, et nagu pakkuda seal ka suuremale hulgale inimestele seda esmakordset kogemust, et nad saaksid näha ja kogeda, mis asi see jälle on, eks ju. Või võib-olla üldse julgenud seni proovidagi. Väga äge. Ja me vist siin oleme kambakesi veeretanud mõtet teha enda Shibari kämpi. Jess, täpselt nii. Sellest natuke vara võib-olla rääkida, aga vist siuke mõte on, et ajada kokku siin erinevad õpetajad ja siis teha oma siuke Shibari kämp või siuke festival nii-öelda, kus õppida. Jah, aga noh, see ongi siis suunitlusega nendele inimestele, kellel juba on üks ju huvi olemas. Et sinna nagu on ilmselt keeruline saada inimest, kes üldse nagu Shibarit ei ole nagu ennem näpuga katsunud ega kogenud. Just. Räägi nendest, ma saan aru, et siin on ka nagu regulaarsed tunnid ja siis on algajate tunnid. Et need, mis on need regulaarsed tunnid? Kuidas teil nendega läheb? Sa mõtled need regulaarsed õhtud, nagu mis me teeme, nagu täna tuleb? Jah. No need on sellised, no me teeme üks eraldi 2 erineval tasemel, et olekski neid, kuhu ühed on sellised, kuhu võivad tulla nii algajad kui edasi jõudnud. Et seal ongi nagu mingisugust tehnikat. See on siis nagu maa või? Jah, see on see maa, kus on mingisugust tehnikat, mõnikord vähem, mõnikord rohkem, mõnikord on keerulisem, mõnikord on lihtsam, aga kõigega saab hakkama ka algaja. Ja kindlasti on seal mängulisi harjutusi või siis mingisuguseid muid siukseid, just seal me kasutame hästi palju oma fantaasiat. Mõned harjutused on meil enda välja mõeldud, mõned on kuskilt läbi kogetud, õpitud ideed korjatud kokku. Ja siis jah, enamasti on kõik nagu paarilisega, mõnikord teeme ka siukseid grupi asju, kus 3 või päris suure grupiga koos. Et seda me vaatame vahest ka grupi pealt, kuidas keegi nagu tundub, et meile nagu matchib. Ja siis teised on need edasijõudnutele mõeldud, kus on siis taevas, kus me siis alati kasutame riputuspunkti. Kas siis on inimene lõpuks täiesti õhus või pooleldi õhus, see on siis vastavalt sellele, mis me oleme planeerinud ja vastavalt sellele, kuidas inimene siis omavahel soovib. Alati pool riputust saab edasi riputuseks teha ja vastupidi. Kui sa tunned, et sulle täisriputus on too much, siis sa võid jätta nagu mingi kehaosa maha ja sa ei pea seda koormust nii suurt võtma. Just, et läks vastavalt soovile või vastupidi ausale. Täpselt, et meie nagu näitame ette nagu ideed, kuidas seda asja saab nagu teha. Mõnikord näitame mitu erinevat ideed ja siis saabki nagu järgi proovida, katsetada või leida mingeid oma versioone nendest asjadest kokku. Nii, et siis ühesõnaga sind leiab siis köieparadiis.ee. Just. Instagramis ka Köieparadiis. Ja just. Facebookis Köieparadiis. Just. Ja kõik need asjad panen ka alla linkidesse. Aitäh podcasti tulemast. Aitäh, et kutsusid jälle. Ja siis Expol näeme. Näeme Expol.